Venemaal ei ole enam ühtegi naftatöötlemistehast, mida Ukraina droonid poleks veel rünnanud. Täna öösel lendasid Ukraina droonid 1500 kilomeetrit ja ründasid Gazprom Neftechim Salavatit Baškortostanis. See oli viimane suur bensiinitootja Venemaal, keda 2026 aastal toimunud rünnakud polnud veel puudutanud. Puudutamata naftatöötlemistehaseid enam ei ole, nüüd jäävad vaid korduvad rünnakud kuni täieliku hävitamiseni. Selle hinnaks on -11 000 tonni kütust päevas, mis moodustab umbes 5% kogu Venemaa sisemisest vajadusest. Samal ajal Altai Krais kirjutab piirkonna administratsioon ametlikult, et kütust antakse ainult politseile, tuletõrjele, haiglatele ja energeetikutele. Ja nüüd kõige tähtsam, põllumajandus. Põllumajandus ja kommunaalteenused on seiskumise äärel. Tuletan meelde, et praegu on just saagikoristuse aeg. Ja nüüd ütleb Altai Krais pärit Riigiduuma saadik, et piirkonnas, aga ka kogu riigis on toidukatastroof küpsemas. Vabandust, süüa ei jää midagi. Selles saates räägime sellest, mis täna täpsemalt maha põles, mis toimub Venemaa regioonides ja miks see kõik pole enam lihtsalt juhus. See on juba süsteem, pealegi pidev süsteem, see on muudetud rutiinseks. Ja mis kõige tähtsam, mis pani Putini hüsteeriliselt kuulutama, et see on kogu Venemaa jaoks suur probleem. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal. Me liigume 300 000 tellija poole. Olen isiklikult tänulik teie tellimuse eest. Niisiis, 14 juuli öösel rindasid Ukraina relvajõudude droonid üht Venemaa suurimat naftakeemiatehast, Gazprom Neftechim Salavati naftatöötlemistehast Baškortostanis. Kaugus Ukraina piirist on 1500 kilomeetrit. Pealtnägijad teatavad arvukatest tavamustest ja musta suitsusambast tehase kohal. Ukraina jälgimiskanal Supernova andmetel said esialgsetel andmetel pihta nafta esmase destilleerimise seadmed. AVT6 ja 20 tseh, kus toodetakse kõrge tihedusega polüetüleeni. See tähendab, et löök tavas tehase südant, töötlemisüksust. Selge. Lühidalt öeldes, pihta said PFT seadmed, happeline pumbajaam. Miks just see rünnak sai murdepunktiks? Asi on selles, et Gazprom Neftechim Salavat oli viimane suur bensiinitootja Venemaal, keda Ukraina rünnakud 2026 aastal polnud veel tabanud. Tulemuseks on -11 000 tonni bensiini igapäevast tarnet Venemaa Föderatsiooni turule ehk umbes 5% sisemisest kütusevajadusest. Ettevõtte mastaap 2024. Aastal viimased andmed on ainult 2024 aasta kohta. See tehas töötles üle 7 miljoni tonni toorainet, tootes 1,5 miljonit tonni autobensiini ja 2,5 miljonit tonni diislikütust. Ja nüüd kuulake, kuidas seda kõike kirjeldab Venemaa võim. Baškortostani juht Radi Habirov kinnitas rünnakut Salavati tööstuspiirkonnale, märkides vaid, et droonirünnak tõrjuti täielikult. Ja kohapeal on vaid tsitaat. Rida suitsukoldeid, mis on põhjustatud allatulistatud troolide rusude kukkumisest. Klassika. Põleb suurim naftakeemiatehas, aga venelastele räägitakse suitsukolletest. Lihtsalt natuke suitsu tõusis ja kõik, pole midagi erilist. Hiljem visasid ametlikud struktuurid, et peamised objektid ei saanud kannatada. Ja hiljem teatati seal samas, et tulekahju likvideerimine on lõpetatud, kuigi räägiti justkui ainult suitsust. Aga rõõm on selles, et järjekordi tanklatesse ei kaota, vaid pigem lisab ja Vene ametnikud võivad seda nimetada, kuidas iganes tahavad. Samal ööl ründasid Ukraina droonid Afipski naftatöötlemistehast Krasnodari Krais. See on üks Lõuna-Venemaa suurimaid naftatöötlemistehaseid. Kohaliku operatiivstaabi andmetel on tehasest tulekahju. Lisaks täpsustab Ukraina allikas Krimmi tuul. Esimese plahvatused kõlasid südaöö paiku. Puhkes tõesti võimas tulekahju, tuli süttis Mahuti pargi piirkonnas.
ja siin on oluline nüanss. Afipski naftatöötlemistehas on suunatud ekspordile. See tähendab, et esimene löök oli siseturule Salavatile Baškortostanis. Teine valuutatulu poolest tabas Afipski naftatöötlemistehast. Ukraina kaitsejõud töötavad mõlemas suunas korraga ja kokku registreeriti sel ööl tabamusi 16 aadressil Afipski asulas, Smolenski külas ja Kovalenko talus. Lõpuks on Venemaa jõudnud sinnamaani, et seal tunnistatakse siiski katastroofi. Löökide tagajärgi on näha juba tuhandete kilomeetrite kaugusel rindejoonest ja nüüd on meil uudiseid Altai kraist. Altai krai, see on suurepärane. Rindehoonest. Ja nüüd on meil uudiseid Altai kraist. Selles on Venemaa saavutanud oma esimese võidu edetabelis. Produktsioon всей Sibiri. Ma olen juba rääkinud, kuidas Vene farmerid ettevaatlikult ja tagasihoidlikult ütlesid, et ees ootab täielik jama, kui bensiini ei ole. Sest saaki on lihtsalt võimatu koristada, kui kombain või traktor ootab tee ääres ega saa põllule sõita. Ja täna avaldab Altai krai Burlinski rajooni administratsioon pärast eriolukorra komisjoni koosolekut dokumendi, mida tasub lihtsalt sõna-sõnalt ette lugeda. Tsitaat. Olukorda elamu- ja kommunaalmajanduses ning põllumajanduses hinnatakse äärmiselt pingeliseks. Nendes valdkondades on suur oht tegevuse seiskumiseks kütusepuuduse tõttu. Ja edasi on dokumendis märgitud, et tavarežiimis varustatakse kütusega ainult politseid, päästjaid, haiglaid ja energeetikuid. Kõik ülejäänud saavad kütust vastavalt võimalustele või kui jätkub. Nagu näete, põllumehi selles nimekirjas ei ole, aga neil on just praegu saagikoristuse hooaeg. Selle piirkonna 2 ainsat erabensiinijaama ei tööta, nagu selgus juba mitu nädalat. Ja nagu kohalikud võimud oma pöördumises Kremlile ütlesid, tsiteerin, inimesed on sunnitud kuidagi läbi ajama, sõitma kütuse järele teistesse linnadesse ja seisma seal järjekorras 5–6 tundi. Lõpuks tehti komisjoni koosolekul ettepanek kehtestada piirkonnas eriolukord. Ja siin on teil üks anekdoot. Altai krai võimud teatasid, et nad püüavad kokku leppida Venemaa Föderatsiooni valitsuse ja põllumajandusministeeriumiga, et tagada põllumajandusettevõtetele kütus, et, tsiteerin, lihtsalt saak kokku korjata. No kui naiivsed te olete? Putinile on teie probleemidest täiesti ükskõik. Tal on peas ainult üks asi, see on sõda ja Ukraina tsiviilelanike tapmine. Ja teie saatus on kannatada. No mis siis, kui te saaki ei korja? Vladimir Putinile on teist täiesti ükskõik. Aga altailased üritavad siiski kuidagi selle hullunud diktaatorini jõuda. Ja nüüd. Venemaa Föderatsiooni riigiduuma saadik Altai kraist Maria Prasakova hoiatas, et diislikütuse puudus, keeld selle müümises põllumeestele kanistrites ja järsk hinnatõus võivad viia kogu piirkonnas toidukatastroofini. Järgneb tema tsitaat. Inimesed ei tea, kuidas nad saavad heinategu teha ja saak võib põldudele jääda. Saagikoristus põllumajanduspiirkondades on täna sisuliselt ohus. Veel üks saadik Stepan Frontenko ütles varem, et kütuse puudumise tõttu on oht, tsiteerin, kogu Irkutski oblasti põllumajanduse täielikuks sulgemiseks. Põllumehed kurdavad kriisi üle Volga piirkonnas, Kesk-Tšernozjomil ja Lõuna-Venemaal. Lühidalt, farmeritel ei jätku bensiini mitte kusagil. Tahan veel kord rõhutada, et praegu käib saagikoristuse hooaeg, aga nad lihtsalt ei suuda seda koristada ja see ei ole nali. Probleemi ulatus riigi jaoks on selline. Altai krai annab peaaegu 30% kogu Siberi föderaalringkonna põllumajandustoodangust. Ja lisaks kütusepuudusele on veel ka põud. Osa põldudest, nagu komisjonis öeldi, läheb mahakandmisele ja saagikus langeb sel aastal 30–50% ja sedagi ei suudeta kokku korjata. See tähendab, et varsti pole selles piirkonnas venelastel lihtsalt midagi süüa. Aga nad toetasid sõda. Täpselt nii. Eraldi rinne on meri. Pärast Ukraina jahti varilaevastikul Aasovi meres teatasid Vene võimud, et on valmis suunama kaubad teistele marsruutidele ja et see väidetavalt ei mõjuta ekspordivõimalusi üldsegi. Tuletan meelde, et seal suleti see Dooni Aasovi kanal, või kuidas iganes see õige nimi on, sest nad ei saa sealt enam põllumajandustooteid eksportida. Jälle kord. Aga kaupade ümber suunamine on alati kallim, aega nõudvam, kaotustega ja nii edasi.
ja kui riik ütleb, et see ei mõjuta, siis tavaliselt tähendab see, et see on juba mõjutanud ja Kreml lihtsalt üritab lahendust leida. Ja siin on oluline, et kõik, mida te praegu kuulsite, ei ole lihtsalt juhuslikult õnnestunud episoodide jada. Ei, see on süsteem, mille Ukraina on just institutsionaalselt vormistanud. Tuletan meelde, 10. juulil allkirjastas Zelenski määruse Venemaale suunatud kaugmõju ja globaalse mõjutamise juhtkonna loomisest. Ja täna Ukraina relvajõudude peastaabis selgitati, milleks seda kõike vaja on. Reformi olemus on järgmine. Kõik üksused, mis teostavad sügavlööke Venemaa territooriumile sügavlöögi vahenditega, ühendatakse ühe juhtimise alla. Need on kaugtoimelised ründedroonid, raketiüksused ja meredroonide süsteemid. Need samad, mis põletavad tankereid Aasovi merel. Ja edasi toon tsitaadi Ukraina relvajõudude peastaabist. Kõigi kaugmõju tulelöögi võimaluste koondamine. Ühes juhtimissüsteemis võimaldab see liikuda üksikutel täppislöökidelt ühtse pikaajalise strateegiani. See tagab võimaluse järjepidevalt ja kompleksselt tabada vastase sõjalise ja majandusliku potentsiaali kõige olulisemaid elemente, saavutades efekti, mida ei ole võimalik saavutada üksikute jõudude ja vahendite hajutatud kasutamisel. Ja siin on uue juhtkonna ametlik sihtmärkide nimekiri. Sõjaline infrastruktuur üle kogu Venemaa. Logistikamarssruudid ja juhtimispunktid. Sõjatööstuskompleksi ettevõtted ja mis on oluline, nafta tootmise ja nafta töötlemise objektid, mis rahastavad Venemaa sõjamasinat. Ja see otsus, nagu kindralstaap ütleb, oli vastus operatsiooni Deep Strike kiirele laienemisele. Lihtsamalt öeldes on Venemaa vastu nii palju lööke, et nende koordineerimiseks oli vaja eraldi staapi. Kokkuvõte. Ukraina on liikunud üksikutelt löökidelt Venemaa tagala süsteemsele lammutamisele. Nüüd on olemas juba täisväärtuslik staap, täisväärtuslik juhtimine, on strateegia, on sihtmärkide nimekiri ja mis kõige tähtsam, on ka tulemus. Üha sagedamini ütlevad Vene ametnikud avalikult seda, mida Vladimir Putin kardab välja öelda. Venemaal on pärast kütusekriisi puhkemas toidukatastroof. Siia panen 3 punkti. Teie arvamus, teie järeldused. Kirjutage kommentaaridesse selle osa alla. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.